Muide, ühed Eesti tüdrukud on läinud kaasa selle Facebooki uue trendiga, kui seda niimoodi võib nimetada. No eks siis see asi, et sa teed sildi, kirjutad sinna peale, et kui see pilt saab, ma ei tea, mingi miljon laiki, et siis midagi juhtub. Nüüd on 2 Eesti tüdrukut Facebookis samasuguse pildi teinud ja ütlevad, et 10 miljon laiki ja nemad hakkavad lesbideks. Ahah. Ma vaatan, palju seal on neid. Peaks ka midagi sellist panema või? Mis ma võiks teha? No samas, mis need laikid vaata anna? Noh, seal võiks mingi point olla. Ei, just nimelt, ei mingit pointi. Lihtsalt suva laik. Mis läheks ka kaasa selle trendiga? Mida peaks üles panema? Mida annaks teha? No mis ma võiks teha? Mille te tahate? 1 miljon laiki annad ära 1 miljon eurot. Mulle. Oleks nõus, kui see 1 miljon laiki need 1 miljon eurot tooks. Okei, võib mingi väiksema summa peale kokku leppida. Kahjuks rahaga ei saa aidata. Kui saad 1 miljon laiki, annad mulle 10 tonni euri. See rahaga ei saa aidata. Ei ole raha anda. Midagi muud võiks teha. See on igav. Okei, raha ei tohi mängus olla, jah? Jah. Siis jälle vaatagi. Võiks olla midagi väga huvitavat. Hakkad homoks. 1 miljon väga hea, miks mitte? Ma olen see 1 miljon laiki tuleks väga kiiresti. See ei oleks ka nagu huvitav. Ja ma ei ole sellega nõus. Sest see on väga mitte laik. Aga huvitav pakkumine, märks. Ma ootasin, millal see pakkumine tuleb. Ei no, eks need sinna augu lähevad need laigi kogumised. Ei, otsiks täitsa uue augu. Mingisuguse. No jah, ei tule praegu midagi vähe. Nii käsu peale ei saa. Ja võib-olla siiski midagi välja mõelda sükst. Et millega annaks 1 miljon laiki koguda. Noh, nii, pulli pärast. Minna lihtsalt kaasa asjaga, mõtetult. Vaadata, kuidas toimib. Mis see võiks olla. Tõesti ei tule meil midagi tarka pähe. Ma ise ka mõtlen, et võiks olla midagi, mis ei ole väga hull. Mingisuguse hulluse aga samas võiks... nagu köidaks. Jah. Et mingi eks see oleks midagi piinlik olema. Igale laikile saadad mingi meele. Ei ole igale laikile saadatu midagi, Seal ei saada keegi mitte midagi, mitte kellelegi. See, kes neid laike kogub reeglina, saab ise midagi. Selles on nagu case. No saad ka ainult saama peal väljas. Ei, no aga see on ju selline. Ma just püüan nagu teistmoodi läheneda olukorrale. Ei, aga ei ole ju. Too kutt siin ka, kes tahtis tüdruku eest seksi saada, ütles, et kui 1 miljon laiki tuleb, siis ma saan tema käest seksi. Saama peal väljas. Sa peadki olema saama peal väljas. Need laigid peavad sul need laigid peavad aitama sul midagi saada. Ei, aga samas need tüdrukud hakkavad omavahel lesbiks, mis nemad saavad. Eks nad tahavadki, aga need kuidagi see tõuge on puudu, et nüüd nad saavad rahumeeli hakata. Et üks ei julge ühele öelda, teine ei julge teisele öelda, siis nagu ei ole pääsu. No, selle peale ma ei tulnudki. Ja. Et siin võib olla ka ikkagi oma kasu mängus, et pärast ei saa keegi öelda, et miks te tegite nii. Aga mis see võiks olla? On sul midagi, mida sa tahaksid teha, aga sa nagu kardad ühiskondliku hukkamõistu? Et sa saaksid öelda, et ei, aga et ma kogusin need laigid ja nüüd tuleb teha. Ja mis see võiks olla? Mis see võiks olla? Võtan varjupaigast endale kassi. Tahad võtta või? Ei. See paneb kohe inimesi laikima. Seda küll, jah. Võtan endale papagoi. Suva, eks ole. Suva, jah. See peakski olema selline sükene natuke ajukas, et vaadata, kas tuleb või ei tule. Aga vaata, see peaks kuidagi vist isegi rahvusvaheliselt kõigutama. Võtad endale orja? No, võtaks ilma laikidetagi. See on väga laik. Aga oleks rahvusvaheliselt, vaata... Kuidagi, Eestisse tule ju seda miljonit laiki kokku kuidagi moodi. See peab minema nagu laiali. Et ma võiks muidugi teha ka näiteks Eesti või näiteks mingi 10, ma ei tea, 100 000 laiki. Kui saad 1 miljon laiki, ostad mul Fordi ära 10 tonni euriga.
oota, kes nüüd nagu? Siis pead sina panema selle pildi. Ja. Seal on see silt ja nool, ma istun sinu kõrval, nool on minu peal, et kui see pilt saab 10 000 laiki, ostab see mees ära minu Fordi. Just, väga hea. Ei ole väga hea. Teeme ära. Ei ole väga hea. Läks lase hinda alla. Jälle läks raha peale asi. Aga teeme mingi väiksema summa, mis nagu ei ammusta nii kõvasti. Ei, no miks peab olema, tuleb mingi summa? No vahetage siis mingi asjaga vastu. Ei, ma ei vaheta seda Fordi enda auto vastu. Ei, mitte auto vastu, vaheta mingi muu asja vastu. No see pole midagi selleks, mida ma muidu võib-olla ei teeks, aga nüüd ma olen sunnitud tegema, kui need laikid kokku tulevad. Aga ma ei taha, et see oleks ka nüüd mingit täiesti nagu ebanormaalset. Äkki raadiokuulejad tulevad appi. Jah. Oma mõtetega praegu. Helistavad meile, kuidas ma võiks neid laike koguda. Võtame Eesti mõistes, ärme lähe miljoni peale, võtame 100 000. On nagu väga okei. See on Eestis nagu tehtav, eks ole, teostatav. Eestis palju neid interneti kasutajaid oli ikka väga palju rohkem kui 100 000, nii et see võiks olla suurem. 200 000 vähemalt. Ei, see ei peaks olema suurem. 100 000 on väga ilus siukene number. Et miljon on selline rahvusvaheline kärakas. Palju need kurgid ja need Savisaared on saanud? Tere! Sa olid fännid, mitte laikid. Tuli siuke hea idee, et see automüügi idee on hea, saab märksa oma pannist lahti ja on kõigil pinevus, aga võiks need laikid nagu siduda rahaga. Ala üks laik on mingi 10 senti, siis on kõigil pinevus õus, nagu, et kui suure rahast kuhu Kivisaar ära ostab ja mis see ärge tulge minu raha kallale kogu aeg, see ei sobi, no. Märks paneb mingi laigimasina tööle ja arvestades seda, et ma just ma leidsin ühe fotoaparaadi paar päeva tagasi ja tegin ka selle kampaania, tahtsin teada, et kas asi töötab, et 32 tundi võttis aega, kui minu jaoks täiesti võõras inimene helistas, ütles täpselt, mis seal fotoaparaadi peal on ja omanik sai oma aparaadi tagasi ja selle aja siis seeriti seda asja mingi üle 3000 korra, nii et on võimalik. On võimalik, jaa. Märksil oma auto eest saada raha. Jah, aga mitte minu käest, lepime kokku, et see süsteem on nagu okei, aga et ma tahaks siit skeemist nagu välja jääda. Esiteks ma ei taha seda kärakat. Ma pole selle kuhugi panna. Ma võin seda edasi hoida. Sa saad seda anda mingisuguse hea tulu korras nagu kellele inimesele, kes seda vajab. Mitte keegi ei vaja seda. Ei, no Märks just ütles, et see võib tema hoovi peal edasi seista. Aga et tuleb ära teha. Siis ongi probleem lahendatud tööle. Mina põhimõtteliselt ei anna Märksile sentigi, las kurat teenib ise. Ja igavene sussisahistaja tahab kogu aeg niisama saada midagi. Aga okei, täname igades pakkumise eest. Ei ole niisama nutikuse eest. Millise nutikuse eest? Kes selle ideega praegu välja tuli? Ja nüüd jälle tead, kõrvalt, teiste arvelt. Teiste turjal liulaskija. Peab püüdma, ega muidu ei saa üldse, kui ei proovi. Sina tahad laike, mina tahan autost lahti saada. Sina saad oma laikid, mina saan autost lahti. Ja minu raha eest. Mis vin suhe, mingid vin suhet ei ole. Minu idee, minu mõte, minu raha lõpuks ja sina oled ainult plussis, et see ei lähe mitte. Tere hommikust. Aavekad. Nii. Sama helistaja. Kivisaaril on igavesti palju pilte ilusad, et äkki ta kingiks või loosiks välja mõne siukse ilusa raamatud pildi. Mina mõtlesin ka selle peale muide. Ei, no see on nagu, muidugi ma võin loosida või kinkida. Nende laikjate vahel või kelle iganes vahel. No see on juba nagu selline, vaadake, see on selline nagu juba reklaamimaiguline. Et ma võiks ka ilma laikimata kellelegi pildi kinkida, pole probleemi, tahate ma kingin teile pildi. Väga hea, sobib, jah? No, tiil. Normaalne. Tehtud, ma vaatame, kas mul on midagi muidugi. Aga midagi leiame. Kuidas ma saan teile kinkida selle? Noh, helistage mul tagasi ja lepime kokku. Ei, helistame tagasi. Kuhu ma helistan teile tagasi? 1182 või? No saatke mulle oma andmed ja teeme ära, no. Okei, teeme nii. Kena päeva jätku. Ja, pole probleemi, no. See ei ole mingi laikimise teema, no. Inimene just praegu võitis pildi või? Raamitud. Vaata, et seda kahetsema ei hakka järgmise loo ajal. Juba kahetse. Ei kahetse. See, no ma tahtsin öelda, et see ei ole nagu mingi laikimise teema. Et see peab olema midagi sellist. See peab olema mingit teistsugust ja millegi. No tõesti, et ma lähengi ja võtan sealt varjupaigast mingi kassi endale või ma ei tea, tõesti, ostan endale 2 papagoid koju. Las loll, ostame endale 2 papagoid, laigime ära. No siin on nagu mingi selline case, eks ole. Ma võin nagu loomapoodi toetada, aga mitte sinu vana Fordi pannid. Pigem võib-olla siis kuidagi siduda ämbliku ja selle teemaga. Ei, ämblikuga me ei seo siin mingit laiki. Ma ennem hakkan homoks. No okei, jääb siis see homo teema. Okei. Pole halb variant. Paneme selle lukku siis.
kell on 8:36 raadio on Sky Pluss, hommikuprogramm käib, meil on lõbus, ma ei tea, kas teil on ka, aga väga loodab, et väga igav ei ole koht muusikaks. 1222. Hommikuprograami kuulajad, 8:42 kell ja miks mul on tunne, et ma olen ennast kiskunud mingi jama sisse nüüd? Ise, kusjuures inimene ise vabatahtlikult seda teeb, no ma hakkasin juba kujutama ette endale, no näiteks seda varianti, et ühel päeval ma saabungi mingite papagoidega koju, naine küsib, mis asjad need on? Ma tegin seal raadiosse mingi Facebookis mingi nalja, ma pidin need võtma, ka minema papagoidega. Et see on nagu, näiteks. Ja siis bändi tuleb, päästab lellulugu ära. Jah, bändi tuleb, päästa lellulugu. Ehk siis, kes on muidugi aru ei saanud, et minul on kodus pandud uus nimi, minu nimi on Lellulugu. Ja tütar on bändi. Ja ma ei ole enam mingi issi ega papi. Minu nimi on nüüd Lellulugu. Tervist. Tervitan. Mõtlesin, et kui täitsa isiklikuks minna, et siis näiteks mina võib-olla teeks hoopis Fordi korda sõidaks edasi. Oota, kui mina kogun 100 laikist, sina sõidad oma Fordiga edasi. See ikka kisub sinna aga ühte auku. Kivisaarel mul tuli tegelikult päris hea ettepanek. Tead, sa oma Fordist juba üle. Harju ära sellega, et see seisab vana arm. See on ikka hea nii. Sellest ei saada üle. 10 aastat. Aga mis oleks nagu 100 000 kilomeetrit. Üks mees, üks rool. Üks mees, 4 ratast. Aga mis oleks nagu tõesti challenge ja põnev? Põnev minu jaoks või sinu jaoks? Põnev nagu inimeste jaoks, kes võib-olla vajutaks like. Ja ma arvan, et see oleks isegi siuke miljoni võiksid kokku saada. Miljoni laigi teema. Miljoni idee on see praegu. Ehk siis me räägime sellest, et mida ma võiksin teha või tahta või lubada Facebookis, et ma teen, kui tuleb kokku siis, ma ei tea, 100 000 või miljon laiki. Praegu on see teema. Raadiokuulajad võivad ka kaasa lüüa. Tule juba on tulnud mingid kirja. 6788123. Kujutan seda ette, et see oleks nagu päris põnev. See võib-olla isegi ületaks uudiskünnise. Ei nii. Aga ettepanek on siis sellise summa kogumisel, et sa lähed näiteks Kalev Spa veekeskuse kõige kõrgemasse hüppetorni. Ära aja. Ja hüppad basseini. Ullale, ma upun ära ju. Äkki jupu. Samas on võimalus, et ma ei jupu, jah. See oleks nagu põnevus viimase hetkeni. Kas see mingi... Ma teeks, et torn on nagu mingi kõrge selle. Mina sealt alla ei julge vaadata igal juhul. See on päris hea. Kuule, sina veehunt. Veekeskuste kroonimata kuningas. Ma ei hüppa sellist... Mega ujuja. Ma kardan kõrgust, ma võin torust alla lasta, aga ei ma niimoodi vaba langemisse ei lähe. Ma mingit päris Jackassi ei tahaks tegema hakata nende laikide eest. See kuidagi kaldub sinna... Ei, see on challenge. Challenge. No kui sa kuu aega ühtesid samu riideid kanda ei taha, siis see peab ikkagi minema mingisuguseks selliseks asjaks kätte. Näiteks üks... ma võin kuu aega kanda vabalt samu riideid, pole probleemi. Kuule, üks raadiokuulaja pakkus välja jumala hea idee, mis konkureerib minu meelest selle vettehüppega. Praegu keegi helistama vahepeal, võtame helista vastu. Tervist! Hommike! Nii, kas ma tahan teid kuulda? Mul tuli üks hea mõte, et kui 1 miljon laiki kokku tuleks, siis võiks Kivisaar näiteks kuu aega taimetoitusi. Auts. Lillkapsast. Lillkapsa dieet. Kaalikas, keedetud porgand. Brokkoli, kaalikad, rukola ja kõik muu sääral. Et kuu aega ainult taimetoitu. Magustad üks ainult ananass. Näiteks. Nüüd tahaks mina hakata mingit raha saama. Aga ei, see on täiesti, jah. Äkki hakkab meeldima. See on küll kole lugu siis. Vastupidi. Aitäh idee eest. Igal juhul. Ja arvestatav idee oli isegi. Kuigi ma ei... Jaa, okei. No ja arvestas seda, milline taimetoidu vihkaja ma olen siis. No see on jah sükene. Mis sa raadiokuulegi kirjutas? Seda on nagu raske kontrollida. On jah. Võib-olla ma salaja söön ikka kotletti, tead. Kuigi ma võin ju lubada, et ausõna
et ma ei tee seda ja kui ma ka ütlen, siis ma ei tee, aga noh, tead ikkagi, inimestel tekib kahtlus. Vaata, kui mul papagoid kodus laulavad, siis on selge, et nad on seal. Ei, siin just oleks see spa vetehüppe, see oleks nagu inimesest, seal saaks hea raadikuule ka kõrval olla kohe. Seda saaks filmida. Ei, no muidugi, Jaan, nüüd teeme sellest mingi klaunaadi. Ei. Okei, aga äkki siis idee raadiokuulajalt, et sa võiksid likeide peale sisse laulda ise mõne loo ja vaadata, kas see saab hitiks. Jumala hea idee. Okei, võib-olla see see ei pea olema mingi hitihoiatus, aga sa võiksid lihtsalt mingi loo laulda, jah. Mina olen poolt. Ken Lastase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See on äge ju. See on päris äge. Lähme selle peale kuule. Arvestades veel seda, et ma ei oska ju üldse laulda. No see selleks. Mingi talkingu cover. Ei, no ma väenan sinna mingi autotunesiga endale kõik paika. No, mis siis? Aga siis ma pean lõhmusega kuidagi kaubale saama. Ma arvan, et sa saaks. No ma ei tea. Mis laul, pagan, see on päris piinlik. Oota, ma vaatan, mis siin veel on. See on päris, see on iseenesest päris naljakas, jah. Kuule, veel üks idee, kuigi jätame selle praegu päris tallele, eks. Aga tätoveerid Sky Plussi logo endale kuhugile keha peale. See oleks ka hea. Ei, no muidugi. Oi kui hea. Värvid, siis pakutakse veel, et värvid juuksed punaseks, käid nädal aega lühikeste pükstega tööl või siis hoopiski ülikonnaga. No jaa, see võib-olla inimesi väga ei... Oota, inimestel peab endal ka nagu põnev olema. Loosid ühele raadiokuulajale diskoõhtu ja Raekoja platsil tantaib oma kuulsat breiki. Tantsid oma kuulsat breiki. Siis me peame palju ruumi jooma. Tere hommikust! Sooviksin pakkuda välja sellise lahenduse teile seal oma vahel, et äkki vahetate naised ära üheks päevaks. Milles mina süüdi olen? Sa oled siin ka põhiärgitaja. Siis oleks kõigil midagi natukene. Kõigil midagi natukene või? Kellel siis mida ja natuke on? Märks vaataks ja teie vaataksite. Ja. Ma ei ole nõus. Okei, aga pakkumine oli huvitav. Ei oli huvitav, ei vaidle vastu üldse. Ja iseenesest on selline naistevahetuse raames. Iga ei pea siis kohe tead nõka. Jah, kõige paremat teile. Aga ma ei riskiks Märksiga. Ja aitäh. Tundes Märksi ma ei riskiks sellega, jah. Praegu see laulu idee on suhteliselt võrd. Ja Märks tundes oma naist ka ei riskiks. Võib-olla jah, pereliikmed nagu ei kaasaks praegu sellesse jamasse. Me võime siin tead eufoorias midagi hullu välja mõelda ja kokku leppida, aga meie pereliikmed ei pruugi sellega mitte päri jääda. Aga tegelikult on helistajad veelgi, tere! Tere hommikut! Tervist! 1 miljon laiki võib-olla oleks asi väärt, kui te oma vuntsid ära ajaks. No ei tea. Kas ikka on 1 miljon laiki väärt? Ei, vaata, kes nende äraajamine pealegi ei ole mul vuntse, vaid mul on ikkagi nagu siuke habe moodi. Tõmbaks ennast siledaks. Tõmbaksite ennast siledaks. Ja teate, see oleks muidugi natuke võib-olla naljakas kellelegi, aga see ei ole nagu eriline väljakutse. Ei, see oleks naljakas, see oleks ehmatav lausa, ma arvan. Vahi, et nii kaugele, alles see oli ehmatav, kui ma selle habemega välja ilmusin. See on niisugune trendmärk teil, ma arvan. No, mis asi, mis märk? See on nagu tunnus siuke see habe, et kui te selle ära ajaks, siis võib-olla pooled inimesed ei tunneks teid äragi. Vahepeal ei tundnud pooled inimesed ära mind, kui ma sellega välja ilmusin ja see polnudki ju nii väga ammu aega tagasi, vaid mõned aastad. Harjumuse jõud on suur. Ja juba on ära öeldud. Ma arvan, et see ei ole piisavalt, ma võiksin seda teha ja see ei ole nagu mingi eriline probleem, sest see kasvab lõppude lõpuks tagasi ja nii edasi. Okei, selge. Ja naine viskaks mind kodust välja, kui ma tuleksin vahepealt. Aitäh helistamast. Natuke siia habeme valdkonda läheb veel üks pakkumine raadiokuulajalt, kes ütleb, et sa võiksid kerge meigiga üks hommik tööle tulla. Mis oleks ka tegelikult natuke naljakas. Ma olen olnud isegi väga tugeva meigiga, ma võiksin selle pilti isegi siin Facebookis ilma laikidetagi. Ma ei mõtle telegrimmi meiki. Ei, see ei olnudki telegrimmi meik, ma mõtlengi, et oligi väike ripsmed ja põsepuna. Kõik jutud, kleidid, värgid, et see tahaksid selle pilti näha, ma arvan, jah? No, äkki ma jagan seda pilti. Võiks küll, jah. Ja see on päris hull, aga ma pole seal peal üksi ainus selline pervo. No seda parem. Ja mingi siukse meigiga olime isegi Sky Plussi reklaamplakatitel kunagi. See ei ole ka väga selline. Nii, ma leidsin Kivisaarele Päkilaulja vahepeal. Päkilaulja või? Kes see on? Dagmar Oja on nõus Päkilaulma. Kirjutus. Väga hea, kuule, siis hakkab juba tulema nagu ikka ma tunnen, et silmus hakkab koomale tõmbuma. Pealegi meil bändi pilt juba tehtud. Kuulge, väga hea.
ma löön lukku selle asja, kuidas öeldakse. Silmus tõmbub juba kaasa. Te ei taha ju. Te ju ei taha, et selline inimene laulma hakkab. Lepime kokku, et te tegelikult ju ei taha. Lepime kokku, et ikkagi ei tahame. Kas ma olen nüüd endal ikka ise mingi ilge jama kaela? Mina tahaks juba laigi ära panna. Samas näiteks ma leidsin uudistajal inimesi, kes on nõus selle vette hüppest maksma raha. Ma räägin, raha vedeleb maas, ainult korja üles. See antud juhul siis vees. Ei! Enne ma laulan. Ei, sa võid enne laulda ja siis hüppad. See on okei. Ja väike live show oma itiga. Laulu lõpuks või? Ja siis siuke grande finaale. See on vaikus. Vesi niimoodi looksub mööda basseini külge. Kuhu me nüüd välja jõudsime oma üritusega? Me ikkagi laulu juurde. Tuleb hitihoiatus. Mis see siis nüüd, kuidas see siis nüüd välja peab nägema? Mis see oli siis nüüd? No see peab nüüd välja nägema niimoodi. Et kui mingisugune pilt, mis iganes me sinna siis ei riputa, kui see kogub 100 000 laiki, siis ma pean tegema mida? Siis sa pead laulma ühte laulu, ükskõik millist, kas uut, kas kaverdad, ükskõik. Ja oleks hea, kui ta oleks selline hitimaiguline, et siis saab nagu vaadata. Ega ma ei hakka mingit kehva lugu tegema. Et jos ma pean tegema ühe laulu, paiskama selle nii-öelda turule. Jah. Sellise, mis kannatakse eetris mängida, mitte ainult Eesti muusikarubriigis, vaid ka muidu. Et see oleks nagu see tase, mida oleks vaja saavutada. No see oleks jah eriti hea, aga ülesanne on juba sooritatud siis, kui sa juba annad endast parima, ütleme nii. No, kui see on ikkagi ametlikult välja antud. Singlina nii-öelda. Ja kui ööklubide tuur, mina kui manager lepin selle paika. Ja ma olen omal ajal Emelaid manageerinud, mis asi see siis ma nägin, millega see kõik lõppes, eks ole, Emelai läks vangi. Et ma ei tahaks... Ega kõik ei tulegi alati perfektselt välja. Oota, kuidas see oligi, et... Ei saaks sellega lõpetada, Emelai naine tahtis mind veel lõpuks kohtusse kaevata. See ei ole üldse mingi... Need on asjad, midagi tuleb arvestada. Oota, kuidas see tarkmees ütles, et eksida võib? Eksimine on normaalne. Eksimine on okei. Jah. Ja et see on okei märks. Et pealegi ma olen selle kõik läbi teinud, et see võib juba, et läheb teinekord paremini. No just. Sul on nagu see feilimise maitse ka suus, et sa tead nagu, mida järgmine kord paremini teha. Sa juba näed varakult, kui asi hakkab feilima. Siit selles situatsioonis peaks nüüd küll kuidagi hommikumõtte välja sikutama. No ma ei tea, kuidas see küll peaks välja nägema. See peab küll kõlama umbes nii, et tee, mis sa teed, nii teed kõik ise endale. Nagu Ines ütles kõik, mis teed ise endale. Ines ütles nii või? See laul oli. Siis ma ei saa niimoodi, äkki ta Ines ka tulla laulma. No hakkab looma. Siis ma tahaks ise ka juba tulla. Aga siis sina enam ei saa. Mul on ainult üks mikrofon. 2 tükki selle mikrofoni juurde ei mahu hästi. Meelest võiks olla ikkagi Isamaa ja laul, millest on meelest praegu. Ei ole ükski maa, selle uus versioon. Et see oleks nagu võib-olla väiksem osa, et oleks nagu Eesti staarid ja siis mingi osa oleks... Ei, oot, piirake nüüd erutust, sõbrad. Ärme nüüd seda projekti nüüd nii suureks. Ei, ma püüan managerina ikka mõelda, mis ka rahvale nagu päeva. Ei, no teeme nüüd ikka asja nagu lihtsaks, eks ole. Lihtsalt 100 laiki, üks lihtne laul. 100 laiki? Okei, ei. 100 000. Ja mul on ju ikkagi lootus, et see projekt ei saa teoks. No lootus on, jah. Et need 100 000 laiki nüüd nii lihtsalt ka ilmselt tuleb. Ma vaatasin vahepeal, et see kurk sai 53 000. Sa pagana. Aga see oli jah teistmoodi, et tal oli oma see fännileht, et võib-olla inimesed nagu laike on nagu nõus rohkem kiiremini panema, kui mingisuguse lehega ennast siduma. Äkki peaks panema siis 300 000 laiki? Ei, 100 000, see juba on paigas, on paigas. On ikka jama. Tänane hommikumõte, ole sa neetud Facebook. Facebookist, kuidas Facebookist võtta hommikumõte? No paar korda leidsin seda asja niimoodi sättida, aga seal on kindlasti veel ivasid peidus. Kus kohas, mis ivasid? Milles? Ei, nad kuidas Facebookist siduda Facebooki hommikuvõttega. No oligi, ole sa neetud Facebook. See ongi hommikumõte. See on väga hea muide. Ei, põle põrgus Facebook on tänane hommikumõte.
harjuge sellega ära, jätke meelde. Aga loo me siis arutame üle. Ei, lugu me ei aruta siin midagi, lugu on minu laulda, kui mina pean hakkama seda laulma. Märk, sa ei taha ikka seda ei kuulda võtta, et selle mänedžeri kohta. Kes see oli päkilauljaks nõus tulema? Dagmar Oja. No see on ikka juba väga kõva saavutus. See on ikka juba väga manager organiseeris praktiliselt see on nagu kõva. Jutu käigus. Okei, sa oled manager, et kes siis Maris on produtsent? Jah. Ma olen kogu aeg tahtnud produtsent olla, see kõlab nii hästi. Ma olen see produtser. Mina tahaks ikkagi teha nii, et see laul tuleb ikkagi üllatusena ka teile. Mitte, et te viibite protsessi juures. Okay. Ma olen siis su PR-esindaja. Kas manager ja korralik tiim on ümber. Te võite moodustada siis koos selle manageri tiimi. Maris ja Kertu sobiks suurepäraselt minu meelest tantsutüdrukuteks. Mis tantsutüdrukuteks? Me ei ole rääkinud mingisugusest esinemisest, sõbrad. Oota aga. Ei, mis oota aga. Ja vaata, tantsu ei kuule laulu peal. Rahu, sõbrad. Okei, jah, nii ta on. Võtame ikkagi rahulikult. Kivisaar valib ise loo ja siis... Kõigepealt me peame ikkagi selle pildi nüüd valmis tegema, mis peab hakkama need laike koguma. Ja see on ka juba omaette ülesanne. Issand jumal! Miks ma seda teen? Selle võiks nüüd ikka, jah, neljapäeval homme või ülehomme. Enne nädalavahetust hea nagu... No see tuleks ära teha, jah, siis kui... Ei, noh... Mul on mingi vähe mingit tööd või asju või mingi... Kui mul vaja ikka võtta kaela mingit jama. Ei, no eri tore küll. On küll. Mina juba nuputan, kuidas sellest jamast nüüd mingi raha välja pigistada vähemasti kompensatsiooniks. No ma ei kujuta ette. No samas olgem ausad, kui Koit Toome suudab laulda. Asi see minul ei ole, siis ei joriseda. Vähemasti sama hästi.